Iisrael oli üllatunud nähes, kuidas tema traditsiooniline toetajaskond Ameerikas, milleks olid liberaalid, pöördus Iisraeli vastu väga järsult. Aga nüüd, ootamatult, oleme teist korda üllatunud. Selle äärmuslikkus on tõesti murettekitav. Kui Iisrael leiab end rahvusvaheliselt rünnaku all, eriti noorte seas Ameerika Ühendriikides, siis kristlased on ajalooliselt olnud Iisraeli suurimad liitlased, eriti Ameerika Ühendriikides. Aga siin näeme samuti, et ka kristlased satuvad rünnaku alla ning tehakse märkimisväärseid jõupingutusi, et lahutada kristlaste toetust Iisraeli riigile. Ja et sellest täna siin rääkida, on meil hea sõber Troy Miller, rahvusliku usuliste ringhäälingute assotsiatsiooni tegevjuht ja president, kes on Iisraelis ühe konverentsi raames. Nüüd, et käsitleda mõningaid neist olulistest küsimustest ja seda, kuidas kristlased üle maailma Iisraeliga suhestuvad. Troy, tere tulemast Jeruusalemma. Tere, Aleksei, aitäh. On hea tagasi olla ja on hea just praegu siin olla. Nüüd, sina juhid rahvusliku usuliste ringhäälingute ühendust, mis on suur katusorganisatsioon ja on aastaid toonud kokku kristlikke ringhäälinguid Ameerika Ühendriikides. Ja ma ütleksin, et ilmselt isegi kaugemal kui Ameerika Ühendriigid. Ja püüate neid ühtlustada nende teemade osas, milles nad soovivad ühtsed olla. Ja aastaid on Iisrael olnud üks neist võtmeküsimustest. Räägi meile veidi NRB-st ja sellest, milline see raamistik välja näeb. Ja NRB on tegelikult tegutsenud juba 82 aastat. Me oleme tõesti ainus organisatsioon, mis esindab kristlikke kommunikaatoreid. Ja me teeme seda peamiselt Ameerika Ühendriikides, aga ka ülemaailmselt. Meie iga-aastasel konverentsil on tavaliselt 5500 kuni 6000 osalejat, kus me arutame neid teemasid. Eelmisel aastal oli meil esindatud 54 riiki üle kogu maailma. Nii et me oleme tõesti laiahaardelised. Meil on traditsioonilised ringhäälinguorganisatsioonid raadios ja televisioonis, raadio- ja telesaadete tootjad, aga ka kõik uued meediavaldkonnad, nagu me neid täna nimetame. Meil on podcastide tegijad, digimeedia esindajad ja TikTokerid. Aga meil on ka kirjastajad, autorid, filmitegijad. Kui sa tegutsed täna kristlikus meedias, siis meie oleme need, kes esindavad sinu vajadusi ja huve Kapitooliumimäel ja üle kogu maailma. Ja viimasel ajal on Iisrael konverentsil kindlasti väga olulist rolli mänginud. Seal toimub suur Iisraeli palve hommikusöök, kus ma osalesin mitmel Iisraeli teemalisel sessioonil. Tead, räägi mulle, kuidas sinu arvates Iisrael kuulub kristlike ringhäälingu organisatsioonide päevakorda ja kuidas oled aastate jooksul muutusi märganud? Vaata, kristlikus kogukonnas on endiselt tugev toetus Iisraelile ja me räägime natuke sellest, kuidas see toetus on hakanud vähenema. Aga kristlik kogukond on endiselt väga tugev toetaja. Tõenäoliselt on Ameerikas suurim demograafiline rühm, kes toetab Iisraeli ja juudi rahvast, kristlased ja eriti evangeelsed kristlased. Nii et Iisrael on alati mänginud rolli. Ma arvan, nii kaua kui mina olen olnud seotud NRB-ga üle 25 aasta. Aga see oli enamasti turism. See tähendas peamiselt tulge vaadake pühamaad, tulge vaadake kohti, kus Jeesus kõndis, kus apostlid kohtusid, kus evangeeliumitöö toimus. Ja suur osa sellest keskenduski sellele. Aga me teame, et täna elame muutumas kultuuris ja muutumas geopoliitilises olukorras. Ja nii oleme näinud seda muutust eriti alates sellest ajast, kui mina tulin juhtima NRB-d, mis tegeleb just sellega. Ja ma arvan, et see ongi see muutus. Kui sa oleksid tulnud NRB-le 15 aastat tagasi, oleksid sa näinud suurt boksi, sa oleksid näinud hulga turismifirmasid seal, agentuure, kes aitavad sul külastusi korraldada. Täna näed sa väga mitmekesist gruppi Iisraelist ja juudi kogukondadest. Sa näed õigeusu juudi rabisid ja õpetajaid. Sa näed endiselt mõningaid turismiettevõtteid, aga sa näed ka ajakirjanikke nagu sina ise. Sa näed ka teisi mõjutajaid. Ja sa näed inimesi, kes võib-olla töötavad avaliku poliitika ja poliitilise tegevuse valdkondades. Sest täna on palju seoseid selle vahel, mis toimub Iisraelis ja antisemitismi, juudi inimeste olukorra Ameerikas ja üle maailma ning kristlaste tagakiusamise ja kristlaste vastu suunatud vihkamise vahel, mis samuti levib üle maailma. Nii et me toome kõik need elemendid kokku
Ma tahan rääkida Iisraelist ja antisemitismi teemast ning uuest meediast ja sellest, kuidas need kõik omavahel seotud on. Aga enne kui me seda teeme, ma mõtlen, et sa oled jälginud paljusid trende kristlikus kogukonnas ja eriti nooremate kristlaste seas. Mida sa näed, peale kogu selle Iisraeli teema? Millised on need trendid, millest meie kuulajad võiksid teadlikud olla, mis kristlikus kogukonnas toimuvad? Jah, kui me vaatame kristlikku kogukonda ja kindlasti me räägime NRP-st kui kaheparteilisest grupist, aga kristlikul kogukonnal on väärtused ja teemad, mis on olnud nende jaoks viimastel aastakümnetel väga olulised. Abordivastane küsimus, perekonda toetavad teemad, viis, kuidas kristlased vaatavad majandust ja majanduslikke küsimusi ning neid asju. See ongi viinud selleni, et kristlased on Ameerikas pigem konservatiivse poliitilise liikumise poole kaldu. Aga mida me oleme hakanud nägema eriti viimase 8 aasta jooksul, on veelgi sügavam nihe selle poole, mida võiksime nimetada äärmusparempoolseks ja seda mitmes küsimuses. Nii et kristlik kogukond, eriti noored valged evangelikaalid, on näinud kogu DEI ehk mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse liikumist. See woke-kultuur, mis on toimunud, Black Lives Matter, kriitiline rassiteooria, need asjad, mis juhtusid 21. sajandi esimeses pooles, esimesel 15. aastal, ehk siis 2000 kuni 2015, ja nad tundsid tõesti seda marginaliseeritust. Nüüd, Alex, näeme minu arvates pendli liikumist sellele kõigele vastu. Nii et me näeme liikumisi kristlikus kogukonnas ja ma räägin just sellest grupist, sellest paremäärmuslikust kogukonnast. Me näeme seda America First liikumist. Me näeme seda Kristus ennekõike liikumist. Me näeme seda liikumist, mis on võtnud kõik need teemad, mis nende esimese 15 aasta jooksul aset leidsid, kui nad tundsid, et pendel liikus tõesti nende vastu. Nool oli selgelt sihikul ja suunatud nende poole. Ja nüüd selle asemel, et seda tagasi keskele tuua, kuhu see peaks kuuluma, viivad nad selle hoopis paremale poole. Nii et me oleme näinud selliseid asju nagu see genismi liikumine, mis on vastukaaluks Black Lives Matterile ja kriitilisele rassiteooriale. See idee, et on täiesti normaalne olla valge mees ja valge perekond. Ja tegelikult peakski sa ainus olema, kes sa oled. Ja sa peaksid toetama oma rassi sama palju, nagu teised liikumised on oma rassi toetanud. Nii et me näeme seda liikumist. Me näeme ka liikumist suurriigi vastu, kuid see on isegi veel libertaarsem, kui see on varem olnud. Nii et valitsus peaks olema nii piiratud, kui see üldse võimalik on. Mõned ütleksid isegi, et seda ei peaks üldse olema. Osariikide õigused tulevad tagasi. Nii et me näeme seda. Me näeme suurt liikumist tagasi perekonna ja perekondlike väärtuste poole ja nende asjade juurde. Nii et me näeme parempoolsete seas palju häid asju, aga selle äärmuslikkus on tõesti murettekitav. Ja me olime näinud, ma ütleksin võib-olla nende 15 aasta jooksul, kuidas progressiivsed surusid Ameerika Ühendriikides jumalatusse. Ja võib-olla mõjutas see isegi osa kristlikust kogukonnast. Sa nägid, et kirikus käivate inimeste arv vähenes, aga nüüd näed sa taaselustumist. Ma arvan, et see on osa sellest liikumisest, kus inimesed tulevad tagasi kirikusse. Nii et kirik mängib tegelikult rolli. Ja mõned konfessioonid on nüüd tõusuteel selle tagasipöördumise tõttu konservatiivse ja võib-olla isegi äärmus parempoolse konservatiivse maailmavaate poole. Jah, ei, absoluutselt. Ma mõtlen, vaata meid kirikut on avalikust sektorist välja tõrjutud. Alates 20. sajandi keskpaigast, tegelikult alates 1950-ndatest ja 60-ndatesse koos kõigi nende radikaalsete liikumistega, mis siis olid. Kirikut on välja tõrjutud peamistest institutsioonidest, eriti kristlust on institutsioonidest välja tõrjutud. Palvetamine eemaldati koolidest, 10 käsku eemaldati koolidest. Inimestele öeldi, et sinu kristlus peaks jääma ainult kirikusse või koju, ära too seda avalikku sektorisse. Ja ma arvan, et see, mis juhtus eriti pärast Charlie Kirki mõrva eelmisel aastal, oli just kui äratuskell, et vasakpoolsed olid oma käigud üle mänginud ja läinud liiga kaugele. Lisaks sellele on sul veel kogu see gigimajanduse põlvkond, see digitaalne põlvkond seal väljas. Statistika ütleb meile, et nemad on kõige üksikumad. Neil on kõrged meeleheite ja depressiooni määrad.
Nad ei tea, kes nad on, nad ei tea, kuhu nad kuuluvad, seega otsivad nad palju vastuseid. Ja ma arvan, et nad hakkavad neid vastuseid kirikust leidma. Nad avastavad, et mul on elus eesmärk ja ma saan olla osa millestki. Ja see kristlus ei ole see, mida vasakpoolsed ütlesid, et see on. See ei ole rõhuv ega püüa minu elu kontrollida. Pigem püüab see minu elu suunata. Nii et me oleme näinud suurt muutust ja eriti just viimase aasta jooksul. See algas tegelikult juba 2025. aasta alguses. Ja siis ma arvan, et kiirenemine sai tõelise hoo sisse pärast Charlie Kirki surma, sest Charlie jõudis paljude noorte täiskasvanuteni selle sõnumiga ja tõesti astudes sammu tagasi ning andes kristlusest selgema pildi, mis ei olnud see, mida nad vasakpoolsetelt kuulsid. Nii et see on olnud hea areng. Ja Charlie oli pikka aega Iisraeli toetaja, oli mitu korda Iisraelis käinud. Ma olin teda aastate jooksul näinud paljudel Iisraeli toetavatel üritustel. Ja isegi vahetult enne tema tapmist lõpetas ta selle raamatu hingamispäeva pidamisest. Teate, vaadates tõesti juudi hingamispäeva kui eeskuju, mida kristlased peaksid järgima. Ja mida ma ütleksin, on see, et ma arvan, et viimase, nagu sa räägid tõesti alates sajandi vahetusest, et Iisrael oli üllatunud nähes, kuidas tema traditsiooniline toetajaskond Ameerikas, milleks olid liberaalid, pöördus Iisraeli vastu väga järsult. Eriti kui Ameerika Ühendriikides arenes see progressiivne liikumine. Ja tead, iisraelased pidid kohanema. Me nägime seda poliitilise spektri konservatiivsel poolel. Et kristlased olid seal, eriti evangeelsed kristlased. Ja ma arvan, et Iisrael võttis evangeelsed kristlased avasüli vastu. Meil on väga hea meel, et meil on vähemalt kindel toetajate baas spektri paremal poolel. Aga nüüd ootamatult oleme teist korda üllatunud. Ja me näeme, et toimub tõesti ootamatu pööre Iisraelist eemale. Ja võib-olla saad sa natuke selgitada, mis siin parempoolses leeris toimub? Sest kui progressiivsed inimesed vihkavad Iisraeli, siis võiks arvata, et konservatiivid ja vastureaktsioon sellele progressiivsele liikumisele toetaksid tegelikult Iisraeli. Jah, see on huvitav dünaamika, mis siin toimub ja nagu me rääkisime, see on väga keeruline. See ei ole nii lihtne, et lihtsalt öelda, et toimub Iisraeli tagasilükkamine. Jällegi, siin on see pendi liikumine, kuhu minu arvates Iisrael on sattunud sellesse noorde, väga ultrakonservatiivsesse liikumisse, mida on nimetatud paremäärmuslikuks konservatiivseks liikumiseks. Aga tegelikult on asi minu arvates palju nüansirikkam. Me näeme suurt liikumist tagasi, nagu me sellest põlvkonnast rääkisime, kirikusse tagasipöördumise suunas. Aga nad pöörduvad tagasi ka katoliikluse ja õigeusu Kristuse juurde. Nad pöörduvad tagasi ka põhivoolu konfessioonide juurde. Me näeme liikumist iseseisvate baptistide ja mõnede karismaatiliste seas, aga tegelikult on palju suurem grupp see, kes pöördub tagasi selle juurde, mida me võiksime nimetada algselt organiseeritud religiooniks. Aga see on religioon, mis tegelikult erineb kultuurist. See on kristlus, mis on nende jaoks ehtsam. Nad otsivad tõelist autentsust ja lükkavad tagasi kristluse, mis on kultuuriga kohandunud. Nad lükkavad tagasi kultuurikristluse. Nad ei käi kirikutes, kus on bändid, tuled, strobotuled, udu ja kohvikud ning kõik see. Nad tahavad oma Kristuses tõelist aukartust, mida nad ei näe. Ja ma arvan, et see, mida me näeme, on kõik need äärmuslikud liikumised samuti. Sellepärast, et kristlikus kogukonnas, eriti karismaatilises kogukonnas, on olnud nii suur toetus. Ma arvan, et me näeme selle vastu reaktsiooni. Iisrael on sellesse mingil määral kaasatud. Ja. Kuidas see Roachback sinna sobitub selles dünaamikas? Ja see ongi see koht, kuhu see sobitub, sest nad ütlevad, et see grupp toetas Iisraeli peaaegu ilma ühegi põhjuseta. Nad lihtsalt ütlesid, et me toetame Iisraeli. See oli pime toetus, aga see oli palju teoloogilist, eshatoloogilist toetust, mida nad andsid. Ja need vaated, see uuem grupp lükkab need teoloogilised vaated tagasi. Ja sellega koos ütlevad nad, et see on vana kristlus. Nemad tegid seda. Meie oleme Ameerika ennekõike ja kristlus ennekõike tüüpi liikumine.
ja see ongi see suundumus, millesse me näeme inimesi sattumas. ja me näeme, et mõned suured mõjutajad on viimase aasta-pooleteise jooksul väga tugevalt Iisraeli vastu pöördunud. Eriti nagu Candace Owens ja Tucker Carlson, kes on sisuliselt omaks võtnud selle uue vanakatoliikluse vormi. Ma ütleksin, et nad kasutavad seda ära. Ma arvan, et me oleme näinud mõningaid mõjutajaid, nagu sa ütlesid, Tucker, Nick Fuentes, Candice ja teised, kes haarasid sellest kinni ja nägid seda varem kui paljud teised. Ja nad tõesti kasutavad seda ära, nad kasutavad seda gruppi ära oma isiklike arvamuste ning Iisraeli või isegi juudi rahva vastu suunatud vaenu õhutamiseks. Nii et ma ei arva, et see on, ma mõtlen, me räägime sellest nüüd, aga ma ei arva, et see on nii suur probleem, nagu see paistab olevat, sest probleem on mõjutajates endis. See on probleem eetris ja digitaalses ruumis. Aga kui sa lähed detailidesse, siis tavaline kristlane lihtsalt küsib endalt, kuidas ma peaksin oma elu elama? Kuidas ma saan panna Ameerika esikohale ja kristluse esikohale? Ja nende jaoks on see natuke nii, et Iisrael on teisejärguline teema ja ma lihtsalt lükkan selle kõrvale. Nii et siin on olemas see religioosne, teoloogiline element, aga lisaks on ka poliitiline element. Ja sul on eriti sellised nagu Tucker ja Candace ning teised, kes vaatavad, mis praegu Lähis-Idas toimub. Kindlasti saab Iisrael rahvusvaheliselt halva maine selle eest, kuidas ta on end kaitsnud Hamasi ja Hezbollah vastu Gazas ja Liibanonis. Aga nüüd ka sellega, et Ameerika Ühendriigid lendavad koos Iisraeliga Iraanis ning levib narratiiv, et Ameerika võitleb Iisraeli sõda. Ja nagu sa mainisid, siis see taaselustu kristlus kaldub poliitikas veidi libertaarsema suuna poole. Nad ei taha pidada sõda teise riigiga Lähis-Idas, eriti pärast Bushi valitsuse kogemust Iraagis. Jah, just nii. Sa pead arvestama, et see on põlvkond, kes tuli välja niinimetatud lõpututest sõdadest. Nad on üles kasvanud nende lubaduste taustal, mida eelnevad administratsioonid olid andnud, et me läheme sinna ja lõpetame selle kiiresti. Ja ometi need sõjad kestsid aastaid, isegi aastakümne või rohkem. Seetõttu on nad väga skeptilised selle suhtes, et Ameerika võiks sattuda sellisesse konflikti Lähis-Idas. Ja samuti me teame, et propaganda ja muu selline on olemas, nad ei näe selgelt, kus Ameerika huvid selles olukorras tegelikult asuvad. Ja on ka natuke ajaloo ümberkirjutamist, kus nüüd tagantjärele öeldakse, et Iisrael viis George W. Bushi Afganistani ja Iraagi sõdadesse, kuigi nii palju kui mina tean, olid Iisraeli juhid Iraagi sõja pärast väga mures, sest see oli nende jaoks ohtlik. Ja tead, kõik need Scud-raketid, mis lendasid siia esimese lahesõja ajal ja kogu Lähis-Ida korra muutmine. Aga tead, see on narratiiv, mis on kinnistunud. Ja alati on see vandenõu narratiiv, et kuidagi kõige selle taga on juutide agenda. Tead, seda vandenõu narratiivi trummi on taotud. Ja me ei ole eriti hästi hakkama saanud ning valitsused ei ole suutnud selgitada, mis on Ameerika huvid. Miks on Ameerika selles kaasatud? USA meremehena on see tõesti huvitav. Ma olin Pärsia lahes 1987 aastal, kui iraanlased esimest korda ähvardasid Pärsia lahe sulgeda. Ja me olime mures selle majandusliku mõju pärast Ameerikale. Ja vaadake tänast päeva, kus valitsus sekkub sellesse ning milline majanduslik mõju sellel on. Kas suudate ette kujutada tugevamat Iraani ja selle majanduslikku mõju? Aga need ongi need teemad, mida see põlvkond sellesse panustab. Lisaks on see ka tundlik põlvkond. See on põlvkond, kes teeb palju otsuseid emotsioonide, empaatia ja kaastunde põhjal. Ja ausalt öeldes peame ütlema, et propaganda, mis tuleb vastaspoolelt, Iisraeli ja Ameerika vaenlased on olnud tõeliselt osavad selle põlvkonna empaatia ärakasutamises. Meedia ja sotsiaalmeedia mängivad nii suurt rolli, nagu sa mainisid, nii Iisraeli vastases propagandas kui ka isegi
liikumises, mis toob parempoolsed tagasi kirikusse. Ja sina oled suurima katusorganisatsiooni juht. See on organisatsioon, mis toob kokku igasugused usulised ringhäälingu tegijad. Nii traditsioonilise meedia, telejaamad kui ka need, kes tegelevad nüüd üleminekuga uuele meediale. Ja sa soovid selles kõiges juhtrolli mängida ning oledki selle juhtrolli enda peale võtnud. Kuidas sa töötad selle nimel, et seda taassündi tasakaalustada? Ühelt poolt, mis on kristluse jaoks väga hea, tead, uus keskendumine taas Jumalale ja kirikule, mis on religiooni jaoks väga tervislik. Aga teiselt poolt see kampaania, mille eesmärk on Iisraeli toetamisest eemalduda, mis on olnud omamoodi tugisammas kristliku meedia jaoks viimastel aastatel. Ja ma arvan, et mõned vead, mida on minevikus tehtud nendes liikumistes, on esiteks see, et neid on täielikult demoniseeritud. See lihtsalt tõukab nad eemale. Üks asi, millest me palju räägime kristlike suhtlejate ja pastoritega, on see, kuidas selle põlvkonnaga kontakti saada. Kuidas me nendega dialoogi peame ja kuidas me saame mõistlikku arutelu käima lükata. Ja ma arvan, et just seda tahab see põlvkond tõesti kuulda ning see on midagi, mida me peame tegema. Aga ma arvan, et selle võti, Alex, on ka see, mis toimub tänapäeval kirikus. See on kirik ise. Lihtsalt tervikuna on see muutunud enesekeskseks, tsenseerinud end ja taandunud paljudest neist probleemidest ja kultuuriküsimustest, et poliitikast eemale hoida. Ja Iisraeli vaadeldakse pigem kui poliitilist küsimust, mitte kui usulist või isegi sotsiaalset küsimust. Seega tegeleme praegu palju sellega, kuidas harida kristlikke suhtlejaid. Esiteks, kirik peab olema kaasatud riigi juhtimisse ja järelevalvesse, et kristlikul ja juudi kristlikul maailmavaatel on avalikus sektoris oma koht ja eesmärk. Kui sa sellesse teemasse süvened, siis hakkad selle grupiga arutama, kuidas edasi minna. Tegelikult on meil palju rohkem ühist kui erinevusi. Ja kuidas me saame sellele ühisosale tugineda, sealhulgas kuidas me saame päästa lääne kultuuri, milles Iisraelil on oluline roll. Kuidas me seda kultuuri päästame? Kui kogu meie lääne kultuur on rajatud sellele juudi kristlikule väärtusele, sellele juudi kristlikule maailmavaatele, me peame mõistma, et vaenlased võitlevad selle vastu ja lõpetama selle narratiivi, et see on maa või isegi võimu küsimus. See on tegelikult küsimus, kelle maailmavaade jääb peale. Kas see lääne juudi kristlik maailmavaade jääb peale või jääb peale see uus idamaine äärmuslik liberaalne sotsialism ja ausalt öeldes islami maailmavaade? Kas need jäävad peale? Täpselt. Tead, kui sa räägid sellest kogu progressiivsest muutusest Ameerikas, siis näed, et islamistid on nendega liitunud ja see tegelikult ei tundu loogiline, võiks arvata. Aga kui konservatiivid mässavad selle progressiivse muutuse vastu ja kui islamistid on progressiivide loomulikud partnerid ja sa näed, mis Euroopas on juhtunud ja kuidas traditsiooniline kultuur tegelikult laguneb. Iisrael võitleb selle vastu iga hingetõmbega, et sellele vastu seista. Ja teiselt poolt on teil ühised väärtused. Kui räägite noortest Ameerikas, kes soovivad võimalust saada häid töökohti ja majanduslikku edenemist, siin on teil idufirmade riik, kus samad inimesed, kes ühel päeval võiklevad vaenlaste vastu, tulevad sõjaväest välja. Ja siis lähevad nad Iisraeli idufirmadesse, mis, nagu teate, müüakse suurtele ettevõtetele ja tehakse väljumisi. Ja siin on palju võimalusi ülespoole liikumiseks. Nii et Iisrael on selle kõige jaoks eeskujuks. Kas sa arvad, et mingil hetkel, kui see sõda ükskord läbi saab, eks? Mingil hetkel saab sõda läbi, eks? President Trump tahab, et see lõpeks kohe. See võib võtta veel aega, kui kaua iganes vaja, aga 6 kuud, aasta, 2 aastat see sõda saab läbi. Kas sa arvad, et mingil hetkel, kui poliitika muutub, võib Iisraeli suhtes tekkida teistsugune vaade? Nii et kristlased hakkavad taas mõistma, et nad on võib-olla rohkem seotud Iisraeliga kui ühegi teise riigiga maailmas.
jah, ma arvan, et tuleb selline taipamise hetk, mis muudab olukorda. Ma arvan, et sõda on praegu sellele tähelepanu kõrvalejuhtimine ja see on omamoodi lihtne sihtmärk. See on vasakpoolsetele lihtne propagandatöörist. Jällegi, selle põhjuseks on need lõputud sõjad, mis toimuvad järjestikku. Aga sul on õigus. See sõda saab läbi. Ja kui see läbi saab, pead sa hindama, milline maailm nüüd välja näeb. Milline Lähis-Ida välja näeb. Tead, kuidas muutub narratiiv, kui ta ei ole mitte ainult sõjas edukas, vaid kuidas see muutub, kui ta on edukas ka Abrahami kokkulepetega. Kuidas see muutub, kui tema, kui Iisrael, kes on pühendunud Ameerika abist loobumisele ja kõigele sellele, kuidas see muutub, kui see juhtub? Ja ma arvan, et siin parempoolsete seas tuleb selline ahaa-hetk, kus öeldakse, jah, Iisrael on tõesti maailma üks võtmetähtsusega liitlasi. Ja ta on võtmetähtsusega liitlane selles võitluses, mitte ainult võitluses Iisraeli sionistliku eksistentsi pärast. See on võtmetähtsusega võitlus selle üle, kas lääne juudikristlik maailmavaade ja peale selle idapoolse sotsialismi, kommunismi ja islami maailmavaate üle. Ja ma arvan, et just siis saabub see taipamise hetk. Nüüd sa rajad praegu vundamenti kristliku meedia summiti jaoks, mis toimub hiljem sel aastal Jeruusalemmas. Ütle mulle, keda sa ootad siia ja miks sa arvad, et see summit saab olema nii oluline? Jah, vaata, Jeruusalemm on maailma keskpunkt, eks kõik pilgud on Jeruusalemmal. Kõik tahavad teada, mis Jeruusalemmas juhtub, sest see määrab globaalse geopoliitika suuna. Seega keskendume sellele, et korraldada meedia tippkohtumine. Ja me keskendume ajakirjanikele, mõjutajatele ja infomeediale, mis seda toetab. Ja kuidas me loome selle kogu lääne juudi kristliku maailmavaate ühtsust ja partnerlusi. Kuidas me loome need partnerlused ja ühtsused nii, et me ei võitleks üksteise vastu, vaid võitleksime koos vaenlase vastu. Nii et just selline on selle konverentsi fookus. Ja me vaatame seda ka laiemas mõttes kui infosooja küsimust, aga samas, ja meil oli siin eelmisel novembril suurepäraseid kommentaare, kui ma siin olin, ka ülemaailmse kristlaste tagakiusamise probleemist. Kristlus ise maailmas on ohtlikum olla kristlane kui ükskõik millise muu religiooni järgija. Ja nii ma näen juudi vastasust ja kristlaste vihkamist ning selle maailmavaate võitlust. Kaks peamist mõttemustrid, kaks peamist filosoofiat ja religiooni, mis sellele aluse panevad, on judaism ja kristlus. Kuidas me siis võitleme selle vastu kõrvuti, mitte üksi? Ja lihtsalt vaadates sind ja rääkides sinuga enne stuudios, ma tajun, et sa oled optimist. Jah, ma olen optimist ja ma olen optimist mitmel põhjusel. Esiteks, kuna ma olen realist, saan ma aru, et seal väljas on päris vaenlased ja käivad päris lahingud. Aga ma saan ka kristlasena aru, et ma teenin universumi Jumalat, kes on loonud kõik asjad ja kes on andnud nii juudi kogukonnale kui ka kristlikule kogukonnale hulga tõotusi. Ja paljud neist tõotustest on seotud meie usu ja kuulekusega Jumalale. Ja üks neist asjadest on see, et mõlemad meie kogukonnad pidid olema soolaks ja valguseks ning majakateks maailmale. Seega olen ma optimistlik, et me suudame sellele tõesti vastata, et me suudame tegelikult kokku tulla ja et parim asi sellele maailmale on juudi kristlik maailmavaade. Just seda maailm vajab. Ja just sealt saabki mu optimism jõu. Aitäh, Troy, et oled olnud sõber. Aitäh, et oled liitlane. Troy Miller, Rahvusliku usuliste ringhäälingute assotsiatsiooni president ja tegevjuht. Suur tänu, et olid meiega. Aitäh, et mind kutsusite.